Tere, minu nimi on Diana. Minu nimi on Agnes. Ja täna valmistame sellist kella dekupaaž ja kraklee tehnikas. Meil on tarvis lõuendit raamil. Selle saame valida siis vastavalt sellele, kui suurt kella meil tarvis on. Dekupaaž paberit, akrüülvärve, kraklee lakki ja pehmeid pintsleid. Aga ma vaatan, et siin on erinevad paberid. Mis vahe nendel on? Meil on olemas riisipaber, mis on selline õhuke nagu salvrätik, aga ta on hästi vastupidav ja teda on hästi lihtne töödelda. Siis on meil olemas paberist dekupaažpaber, mis on natuke tugevam kui on riisipaber, aga teda on vaja kindlasti eelnevalt niisutada, kui me hakkame seda peale kleepima. Aga kuidas ma seda niisutan? Kas ma panen lihtsalt pritsin siia vesi peale või ma kuskil vanni panen ja kuidas ma seda ette valmistan? Seda paberit me võime niisutada täiesti vabalt kraani all ja siis lihtsalt salvrätikuga ära pühkida. No, hakkame. Mis me siis algusel teeme? Kõigepealt me valime välja selle dekupaažpaberi, mida me tahame kleepida sellele kellale. Aga kus sellised ilusad paberid saab osta? Neid ilusaid pabereid müüb Kunst- ja hobigalerii ja kõiki teisi vahendeid, mida me täna kasutame, me saame ka sealt kauplusest osta. Ennem jäi mainimata, et meil on vaja ka kellamehhanismi, et see kell tööle saada. Siis tuleb ikka päris kell tuleb, see on väga tore. Aga üldse, mis see dekupaaž tähendab? Dekupaaž tähendab, et lõika ja kleebi. See on nagu kõige lihtsam kirjeldus. Me võime siin jätta lõuendile ka vaba pinda, mida me kaunistame kraklee tehnikas, et anda sellele kellale väheke selline vanaaegsem mulje. Aga siin on näha näiteks, siin on väga täpsed jooned, mis ma lõikan välja. Kui ma tahan mingid roosid lõigata, kuidas siin on väga peenikesed osad, mis ma nendega teen siis? Siin on võimalus mitut varianti, et kas me lõikame hästi peenikeste filigraansete kääridega selle välja või me rebime seda, aga rebimistehnika on kõige lihtsam, kui niisutada hästi peenike pintsel ja mööda neid jooni vedada. Aga kas sa saad näidata, kuidas seda rebimine käib? Siis me niisutame selle lehe väljast poolt veega ja siis võtame siit äärest. Õrnalt natukene võib jääda seda riisipaberit ka, sest riisipaberi eelis on see, et see valge osa jääb läbipaistev. Kui me rebime koos selle sama riisi valge paberi osaga, siis kleepides jääb see väga loomulik ja ei sega. Jah, ei olegi näha, et ta on rebitud välja, kui sa paned valge peale, siis hakkame tööle. Praegust me lõikame nüüd dekupaažpaberi välja ja mõõdame selle sinna lõuendi peale, kuidas ta sinna sobib. Ja kuna me kasutame ka kraklee, lakki ja värvi, siis meil peab jääma ka ruumi lõuendi peal siis kraklee tegemiseks. Nii, nüüd see dekupaažpaberitükk on välja lõigatud ja nüüd me peame selle kleepima. Kuna meil on tegemist lakkliimiga, siis see tähendab seda, et me ei pea kartma seda, et see liim meie töö ära rikuks. Aga kuidas ma panen seda liimi? Kas ma panen otse servalt nii või kui on mingi selline nipkaad, et mullid ei tekiks? Siis tuleb hakata järk-järguliselt minema. Kas sa alustate keskelt, ääre poole või siis ühest äärest hakata minema järjest? Kui kiirelt on vaja seda liimi panna? Kas ma pean seda kiirustama või mul on aega? Et ma tean, et lakid kuivad päris kiiresti. See on üpriski aeglase kuivumisega ja sellepärast on võimalik päris pikalt töötada, enne kui see nüüd kinni jääb. Me nüüd proovimegi erinevat moodi. Sina alustasid keskelt, mina alustasin ühest äärest. Kas pintslid on vaja testa nüüd? Parema tulemuse saamiseks me vahepeal peame seda pilti kuivatama ja kiiremini saab seda kuivatada fööniga. Järgmiseks etapiks meil on vaja kasutada kraklee lakki, et tekitada siia mõraline efekt. Katame selle pinna, mis me tahame mõradest teha, üleni selle lakiga. Aga siin tuleb jälgida nüüd seda, et see lakk, mida te peale kannate, oleks kantud ühes suunas, mitte risti-rästi, vaid ühte suunda pidi. Aga kui ma teen risti-rästi, mis siis teen? Siis ei pruugi alati see efekt välja tulla. Kas ma panen siin valge osale, siis kelladele ma ei pane? Sa teed seda täpselt nii, kuhu sa seda mõra tahad saada. Nagu siin meil on näha, siin on ka mõra tehtud külgede peale.
ja jällegi, et see tööprotsess meil kiiremini käiks, me kuivatame selle kihi ja siia peale kandsime nüüd fööniga. Nüüd meil on krakleelakk kuivanud ja nüüd me võime peale hakata kandma värvi. Kuidas ma valin selle värvi? Kuna sul on põhi on valge, siis meil tulevad valged mõrad ja värv, mida sa peale kandad, olema tume, siis tekib ilus efekt. Kuna Maimeri värvid on meil natukene paksud, siis me võime seda natuke lahjendada veega, et meil see kraklee ilusti välja tuleks. Kuna mul on siin vaja väga peenet joont säilitada, siis ma kasutan paberit, mis mind aitab natuke selles töös ja väikeste pintslitõmmetega risti nüüd sellele kraklee suunale me kanname peale väiksed värvi pintslitõmbed. Siin on kohe varsti näha, kuidas kraklee tehnika toimib, see hakkab praktiliselt momentaalselt tekkima. Nüüd katame täpselt samamoodi kõik küljed ja kui praegu lähedalt vaadata, siis on näha, kuidas mõrad juba on tekkimas. Mis me edasi nüüd teeme? Nüüd on vaja siia saada see auk, et me saaksime siia taha kinnitada kellamehhanismi. Kui sa tahad siia lisada eriefekte, siis sa võid seda teha kontuurvärvidega. Kaunistamise jaoks on väga hea kasutada universaalseid kontuurvärve ja need annavad siis igasuguseid eriefekte. Saab täppe teha, saab jooni tõmmata ja igasuguseid detaile siis kaunistada. Kellamehhanismi paigatamiseks peab vaatama, et see auk, mida me teeme, oleks üpris täpne. Ma võtan naasklift ja õrnalt lõikan siia sisse sellise risti. Ja nüüd ma saan proovida, kas mul see kellamehhanismid tagant sisse mahub. Ja kell on valmis. Me võime nüüd need rahulikult üles riputada. Jälgige meie õpitubasid YouTube'is Kunst ja Hobi kanalil. Jätke sinna ka oma kommentaarid, oma küsimused ja oleme nõus alati teile vastama. Aitäh teile, head aega! Nägemiseni!